sa nii eksin näoga oled? Väike kaob on praegu, kuna meil asjade lahkupakkimine ja sa ei tea, kus pooled asjad on, sest jälle on uus süsteem. Aga kus me oleme ja mis me üldse tegema hakkame? Me oleme Hidden Valleys, meie kõik või saa öelda konkureerida, aga sõbrad on kõik siin ja me valmistame võistlusteks, et saada esimene koht. Kuidas te teete seda? Veel ei tea. Palju mõõtmist on. Kuidas ikka tuleb tehtud? No Herbert, mis me teeme praegu? Me oleme väga kõrgel päikseautoga, nagu päris hirmus on. Miks me oleme siin? Selleks, et me saaks oma sillad sirgeks ja auto sõidaks teel niimoodi, mitte nagu ja rehve ei kuluks liiga palju. Väga hea. No nii, Kaspar, mis sa teed? Ma kirjutan GPS-i koodi, et me saaks siit multimeedia ekraanilt oma asukoha leida. Ja siis ta annab juhiseid ka, et kui me tahame kuhugile kindlasti kohta sõita. Kuidas tundub, kas see tuleb reaalne? Jaa. Väga hea. Mis sa, Magnus, teed? Ma siit ühest Mõtsin nüüd ekraaniprogrammi. Vägev. Töö käib. Tere hommikut! Täna siis suundume testima Gunpoint Roadile. Auto on nüüd testimiseks valmis ja Gunpoint Road siis on selline avalik teelõik, mis on spetsiaalselt meile eraldatud testimise jaoks. Selle jaoks saime ka Maanteeametist kinnituse ja seal testivad ka teised päikeseautod, nii et kohe läheme auto treilerile ja põrutame sinna. Tunne on, ütleme niimoodi, positiivne. Väga elevil vaatame, kuidas auto siin vastu peab. Väga kiiresti võiksime näha mingid kohti juba, mida parandada ja vaatame, siin üks mees on juba valmis. Hakkame minema! Kässar maha, kõik sisse. Hästi käitub, üldiselt on auto väga stabiilne. Siin on ikkagi tuuled on päris tugevad ja vahepeal annab tunda, aga tegelikult üllatavalt hästi peab meie auto sellele vastu. Müra natuke on vähem kui eelmise autoga. Lämmi on siin ka loomulikult. Aga hetkel veel mitte midagi nii hullu, et päike on siiski väga tugev. Aga praegu tundub, et peame vastu siin. Praegu me sõidame sellise püsikiiruse režiimiga, kus me määrame ära maksimaalse võimsuse, mida me kasutame ja ta ise hoiab seda. Ja see on hea meile näiteks selle jaoks, kui meil on
akud natukene vähem alles jäänud, siis meil saateautos strateegiameeskond arvestab välja, mis on see võimsus, mida me peame kasutama, et maksimaalselt kaugele jõuda ja siis me paneme selle peale. Joosep läheb päkist ainsana välja, teised jäävad kõik autodesse. Juhi ekraan ei tööta. Midagi ei tööta. Lipu inimese välja. Siin Martin, tuleks ärme akupakki veel tööle panema. Ma ei tea, mis see hetkel toimub, sellepärast et akupakil ei põle ühtlasi ka DC-DC LED-id ehk küsimus sellest, kas sees on midagi halvasti. Ma ei tahaks praegu tõestada uuesti sisse lülitada niimoodi. Ülejäänud auto läks ka käima. Martin tuleb, paneb loogeri sisse. Annan trailerile teada, et praegu ei ole vaja edasi sõita. Ja võime jätkata. Siin Back, Power Cruise 2800. Ütleme nii, et kui sõitsid päikse suunas, siis oli päris palav, nagu korralikult küttis. Tagasi nii-öelda teistpidi sõites oli juba jahedam, mitte küll jahe, aga normaalsem. Aga ei, väga mõnus oli, igav ei hakanud, sain küsida mingeid küsimusi, mis huvitasid ja väga selline mõnus kruiisimine. Nii, olen siin Hidden Valley ringrajal, et siin me saame siis autot ringrajal testida, et teised tiimid teevad täpselt sama, et siin on niisugune veidike karmim, et saad siis nagu hoogsalt kurve võtta, et muidu me sõidame peamiselt maanteel, et meie tiim ongi otsustanud rohkem siis nagu keskenduda maanteesõidule, sest enamus võistlus toimub maanteel, aga on ka võimalus siis ringrajal sõita, et me ise siis oma boksiga paikneme põhimõtteliselt otse all, et siin ongi pikk rida bokse, kus tiimid asuvad, saavad käia ringrajal, et meil on ka tänaseks siis planeeritud 2 aega, kell 12.30 ja kell 5. Ja siis siin tagapool on ka veel üks slaalomirada, seal taga parklas, et seal siis on ka, kus on dünaamilises kruti üks harjutus, et saab siis ka käia autot testimas ja proovimas, kas suudad nii-öelda ära teha selle. Suurepärane, polegi selle autoga veel ringrajale jõudnud. Saavutasime vist minust ka seni suurima tippkiiruse, mis see auto on saavutanud ja väga mõnus oli. Käisime just esimest korda siin Hidden Valley rajal testimas. Testimine läks hästi, saime testida erinevaid eksperimentaalseid tarkvaralahendusi. Proovisime ka lihtsalt sõita paar kiiremat ringi, tuleb välja, et auto sõidab päris kiiresti, ehk vahepeal oli isegi olukord, kus me ei jõudnud saateautoga lihtsalt järgi. Aga üldiselt läks kõik hästi ja paari tunni pärast on juba uus testimine, kus saame järgmisi asju katsetada. No siin on ühes rehvis tuli rehvirivandor välja, praeguseks on laadimine lõpetatud. Veel rehvid alla panna ja üldiselt on auto valmis, lihtsalt nipet-näpet igalt poolt veel, mis tööd saab teha, enne kui me testile lähme ja siis pärast saaks edasi teha neid asju. Siin teisel testimisel tahaks siis üle kinnitada mõned andmed, mis tekkisid esimesel testimisel, nagu siis mootori tarbimised,
kindlatel kiirustel, kindlate püsika siis sätetega ja samuti esimesel testimisel ei töötanud siis featuur, kus saab lülitada välja mingi kindla mootori, mis võib siis esineda meil võistluse vajadus esineda, sest näiteks kuumeneb üle ja siis on vaja mootor kinni panna keset sõitu, nii et see tuleb ka korda saada nüüd. Mul on käes parkimisandur, mida me kasutame, et autole saada blind spoti indikaatori võimekust ja ma praegu kisun tal korpust ümber, et ma saaks teda paremini auto kere sisse panna, nii et see suur korpus ei paista kuskilt välja. Et ta läheb meil auto siia külje peale, siia ääre peale, kus on märge. Ja nii on. Ma teen rattakattele šablooni või rattakoopale tähendab, et ta ei pritsiks siin seda tolmu, ei pritsiks igal poole laiali. Võid tõsta, 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 stopp. Ja, nii et ma siin teen šablooni ja ma saaks pärast süsinikust lõigata selle paneeli välja ja kinnitada, aga kuna süsinik on loetud ruutmeetrid, siis ma igaks juhuks teen šablooni, et me ei raiskaks seda vähest süsinikku, mis meil on. Käed on mõnusad liinised. Paar karmi õhtut veel ja me oleme valmis. Emotsioonid on head, ma ütleks. Viimane testpäev oli väga edukas ja ma olen suht kindel, et meie auto saab võistluseks heasse vormi. Minu jaoks isiklikult on väga pingelised emotsioonid, sest et teha on veel. Ja ei ole otseselt vähe veel teha, et aega on väga vähe. Peame tegema pikemad päevad, kui me siin praegu teinud oleme, aga ma usun, et kõik, mis plaanitud on, me teeme valmis ja igal juhul anname endast parima. Tegelikult on väga ootusärev. Tahaks minna juba. Nii palju on juba tööd tehtud ja pingutatud. Tahaks tulemust näha. Üldiselt on head, mõned asjad on veel katki, need tuleb korda saada ja Can't wait. Koerad seisavad autoga rooli taga ja üks koer ütleb teisele, no mis passid halliks läks ju.